Vändra osaühingu juhataja Ilmar Teevet on viimastel aastatel valmis ehitanud mitu laudakompleksi ja suurendanud piimakarja aastalüpsi enam kui 11 000 kilogrammini lehma kohta. Oleme osaühingus Vändra, et kuidas te olete tingimused Euroopa Liidu nõuetele kohandanud? No, meie arvestasime sellega, et nagu nõudmine oli, et 2012. 1. jaanuar peavad olema kõik loomad vabapidamisel ja nii me oma elu sättisime. Te olete valitud aasta parimaks piimakarja kasvatajaks. Kas see on nüüd lehmade kõrge piimaanni poolest või selle poolest, et laudad on teil hästi korras, ümbrus on asfalteeritud? No ma seda ei arva, me ei tee ühtegi tööd selle jaoks, et ennast näidata või midagi, me teeme ikka selleks, et loomadel oleks hea olla. Need heaolud on head ja kui kogu kompleks on korras, on loomad rahul ja tuleb ka toodang, nii et kuidas need valimised on, seda ju mina ei otsusta. Lehmade aastalüps, palju on? No, eelmine aasta oli seal 10 700 lähedal, sellel aastal tiksuta praegus 11 000, võib-olla seal kuskil 11 100 või natukene siia-sinna peale graafikus, nii et meie aastalüps on väga hea. Kui suur teie piimakari üldse on praegu? No, keskmine oli eelmine aasta kuskil 1370 ja ma arvan, võib-olla sel aastal ta jääb ka aasta algupoole, kui kõik loomad varmis on kuskil 1350 lüpsilehma ümber. Nüüd suvel, kui on kinnisloomad osad väljas, nagu täna loomakasvatusjuht teilegi mainis, on praktiliselt 1400 lüpsab. Ütleme, keskmine on 1350, 1370 aasta lüpsilehmi ja siis on 1200 natuke peale noorkarja. Aga palju te maad harite ja kasutate? No meil on, ütleme, praegu 3500 hektarit on osaühingu Vändras, tähendab maad kasutuses. Sellest on siis, ütleme, sellel aastal kuskil 1600 hektarit on vilja all, siis on 1300 või 135 hektarit on maisi all ja 26 hektarit on heinaseemet ja ülejäänud on siis rohumaad. 1400 hektarit on siis nagu põldheina ja 400 hektarit on pikaajalisi rohumaid. Kui palju teil maid omandis on? Meil on umbes circa 2000 hektarit omandis ja siis on ülejäänud maad on, mis on tähendab omanike omandis maid. Nii et me arvestame täna kuskil 2600-700 hektariga. Aga ma usun, et aasta lõpus on natuke juures. Te olete osanud õigel ajal maid osta või olete ka viimasel ajal osta? Kogu aja ostame ja ka eelmine nädal ostsime ja nii et ega meil nii kui ikka kuskil midagi turule tuleb, siis ikka püüame osta.